Tere kaunist laupäeva lõunat, head esiliiga vaatajad. Eesti tugevuselt teine liiga läheb edasi 9. vooruga ja mees siin Elva on Nike Arenal FC Elva võõrustamas Nõmme Kalju duubelmeeskonda. Tomsonis asi kinni, väga palju oli tuules kinni, too mäng. Kodvinit pikema sööduga otsiti, siis ei olnud Kalju pink rahul, et kütteda väga rebis, aga siin nüüd pall lahti ja ei tule ikkagi Kalju esimest. Ja otsitaksegi pikema sööduga Haabmat. Haabma leiab selle kiiruse enda jalgadest üles, aga ei leia. Pikem sööt ette ja hästi. Leitakse nüüd Jabir üles. Jabir karistusalas. Ja Kalju duubel läheb 13. minutil ette. Ibrahim Jabir väravalööjaks. Ja no peegelpildis sama võimalus, mis siin mõned minutid tagasi oli Elval. Pikem sööt ette ründajale. Ründaja üllatada. Juba pikendatakse ja nüüd Jabir uuesti. Jabir jõuab karistusalasse, löögikoht on olemas, lööb ja lotti ja kas läks pall üle? Ei. On see ikkagi märkimisväärne ja kiitus ikkagi mõlemale klubile, et oli mõistagi ju kodumeeskonna fänne palju, aga väga palju oli ka Elva poolehoidjaid. Oi ja siin nüüd tuleb Kalju teine värav ja vaata, et ei kusagilt. Oi ja Sarapuu, Kaspar Sarapuu värava autoriks ja Elva laguneb. 17. minutil siis Sarapuu palli võrku pani. 0-1 koduväljakul. Eks muidugi tuublite puhul oleneb ka väga palju, et kes esindusmeeskonnast alla saadetakse. Siin nüüd Evans natukene koperdab karistusalast, tuleb Pajult löök ja tuleb ikkagi Elvalt üks tagasi ja väga vajalikul hetkel 19. minutil. Andre Paju keerutab palli küljevõrku ja no tõesti väga tähtsal hetkel. Nüüd Ševjakov pilk ette, leiab üles Paju. Evans liigub keskele, löögikoht olemas, lööb ka, aga kindel on kindlalt ees. Tundub, et Jakimov on nüüd parem kaitses. Ehk midagi on ikkagi Steinberg ümber mänginud. Samal ajal vaatame Kalju duubel tuleb ja lõpeb see tulek järjekordse väravaga. Ja ei keegi muu kui Ibrahim Jabir isiklikult jälle Elva võrku sahistab. Ja jälle on Kalju tsenderdust oodata. Aga tuleb sinna penalti ja viiekasti vahele. Ei saa ikkagi. Viimane käik siin avapoolajal. Subotini nurgalöök ja oi, kui lähedal oli Lillemets. Mäng juba jätkub. Ja see olukord on hetkel unustatud. Kütsin ei hakanud Kodvinile viga tegema. Kodvin jõuab karistusalasse ka. Saab Lindmäest mööda, sööt värava ette. Siin nüüd murtakse ja penalti Kalju duublile. Kas läheb Jabiri penalti sisse? Kruusi vastu. Ei, Kruus jõuab tõrjega ette ja Elva elab veel. Aga no vaadates seisu, mis elu see on. Et jääb ikkagi pressis natukene aeglaseks, aga siin nüüd Haabma leitakse üles. Ei lähe see pall raami ja ei. 2 kollast kaarti. Aga nüüd Jabir jõuab karistusalasse, petab seal Kütti. Kütt on juba maas ka, sööt edasi. Või kuidas ei suuda nüüd Kodvin palli võrku panna. Saab härm tõusta. Laane otsalt hea tõsta sinna liini taha. Paju! Ei lähe see löök raami. Aga hästi leitakse Audiga üles Jagant, sööt edasi Reilsonile. No nüüd tuleb siin küll mingisugune asi välja mõelda. Reilson vasakuga löök, ei. Elva palliga tagasi enda värava lähistele.
Nüüd läheb sööt ette, Reilson. No peaks ikkagi jõudma selle sööduni, jõuabki. Ja mäng jätkub, Reilson lööb ja Embuta ikkagi surub selle palli sisse. Ja meil siin Elvas on veel mängu ja Kalju kaitsjad on ikka väga nõutud ja Subbotin seal tundub, et sõimab abikohtanik Pajul. Läheb nüüd sööt ette ja kas siin nüüd pannakse kirts tordile? Ja ikkagi tuleb see Jabir. Üks sööt ette, see on kõik, mida ta vajab. Ja 4-2 Kalju duublile, Jabirile 3, kübaratrikk. Ja kui Elva lootis juba. Sööt paremasse äärde, Lani. Oodatakse tsenderdusse, ega tuleb Embuta, oi. FC Tallinnaga mängitakse Defandil ja Kalju duubel maidistamas Levadia duubliga. Kalju duubel võidab täna 4-2 ja on näha ka meeste kehakeelest, et oli raske kohtumine, anti endast kõik.